meie tänane köögi episood on inspireeritud või siis keskendub Türgi köögile. Ja, Tassin ja Zeynep, tere hommikust. Tere hommikust. Kas teil käib praegu on juba Ramadan? Millal see algas? 8 päeva tagasi vist, jah. Ehk siis need, kes esimest korda üldse kuulavad sellest, see tähendab seda, et te päeval ei tohi süüa. Või kuidas see käib? Päeval ei tohi süüa ega juua. Et see käib nii, et koiduajast paigase loojanguni tegelikult ei tohi süüa ja juua. Aga see on selline, Ramadan ei tähenda ainult söömisest ja joomisest hoidumine. Et see on pigem väga tähtis vaimne aeg meile, moslemitele. Et sa pigem keskendud oma sisemaailmale, et sisemisele arengule. Et see on selline tähtis aeg, et tegelikult, et mida moslemid teevad siis, kui ei juua, ei söö, et lihtsalt ühesõnaga, et püütakse olla parem inimene, parem moslem, et tehakse palju hea tegevusi, et mõtleme teistele palju, loetakse muidugi rohkem Korani, käiakse, et mošeedes lihtsalt. Aga et minu jaoks on kõige olulisem on see, et see on jagamise päev. Selge. Siit on väga hea jagamise teemast ka edasi minna. Teie olete täna tulnud telehommikusse selleks, et jagada meiega natukene Türgi köögi saladusi ja tegelikult, ma usun, eestlased küll armastavad minu meelest Türgi toitu, siis seletage kõigepealt, mida te üldse kavatsete televaatajatele täna siin teha? Teeme teile kaks rooga. Üks on eriline Ramadani pide. Et Ramadani leib, et see on selline, et ainult, ma ei tea, mis on põhjus, ainult tehakse Ramadani ajal küpsetatakse. Selge. Aga muidu ta koosneb millest? Jahust lihtsalt ja... Jah, lihtsalt jahuvesi, sool ja pärm. See on pärmitäige. Selge. Ja teine on siis menemen. Et menemen on hommikusöög, et munaga, et tomat ja paprikaga. Et põhikomponendid on tegelikult siin laua keskel. Jah, tomat, paprika, muna ja siis maitseained ja oliiviõli. Maitseained on väga oluline, ma saan aru, sellepärast, et need lisavad selle nii-öelda Türgi sellise väikse elemendi siia juurde. Mis maitseained need on? On mustpipar, et punane pipar, mis veel on, ja sool. Et menemenile need kõik, ainult need käivad. Kusjuures, mis puudutab maitseainet, siis mulle meeldib, et kui eestlased tihti kasutavad maitseainet sellistes pisikestes topsikestes, siis Türgi köögi puhul ikkagi kogused on suured. Meil on iga päev praegu külalisi täis väga palju. Ei ole mõtet mingisuguse mini-topsiga üldse. Me võime kuskilt pihta alustada. Ma ei tea, kummast te alustate, kas sellest taigna valmistamisest kõigepealt? Taignast, jah. Võib julgelt sellega pihta hakata. Kumb teist parem kokk on? Zeynep või Tassin? Zeynep on parem. Mina olen abikokk. Selge. Nii et Zeynep, sa võid julgelt alustada juba siin selle kõigega pihta. See on vastavalt. Samal ajal, Tassin, sa juba mainisid, et meil käib hästi palju külalisi. Ehk siis tegelikult on ju olemas, kas on iftar? Iftar, jah. See on niimoodi, et te kutsutegi kokku külalised ja... Et see oli, kuna see on jagamise aeg, et tuli mõte, et miks mitte Eestis ka seda teha. Et lihtsalt selle meie MTÜ Sadu dialoogi kaudu kutsume eestimaalasi, et viime kokku välismaalased ja Eesti inimesed kokku, et niipidi, et oleks Eestis, ma ei tea, et tunneme üksteist paremini, et siis aitame luua Eestis parema keskkonda. Et lihtsalt mõte oli selline, et see on meile ka väga kasulik, et me õpime eesti keelt kiiremini, kohaneksime kiiremini ja siis, et me ei tunne siin võõrana. Muidu sinu enda eesti keel on ülihea. Kas see on õpitud sul pigem nagu sellise suhtlemise käigus või oled sa ikkagi mingeid käänete tabeleid ka? Kindlasti pigem suhtlemise käigus. Ja siis, kui ma hakkasin matemaatikaõpetajana töötama, see aitas väga palju. Et see pigem keskkond aitab. Et mulle
üldse ei meeldi laua taga istuda, et raamatuid lugeda lihtsalt. See on väga õige ka, sellepärast, et tegelikult kõige keelega, me ju ka, kui me koolis õpime mingit keelt, kui seda praktikat ei ole, on väga keeruline, et see selgeks saada. Kindlasti. Et siis selle MTÜ kaudu me kutsume, no eelmisel aastal juba osales meil on selline, et meil on iftarid kohtumised selle MTÜ raames ja siis, aga me kutsume oma tuttavaid sõpru ka koju. Et no kokku vist, kui ma ei eksi, eelmisel aastal käis üle 300 inimest. Pidev kodus küpsetamine käib, eks ole. Et meil on, ma ei tea, sõpru siin Eestis, igaüks võtab koju küll. Kas eestlased on nii ka, et alguses nad on natuke nagu tagasihoidlikud, aga siis õhtusöögi käigus koguvad julgust? Kui ta käib esimest korda, on natuke selline, et ta tahab lihtsalt alguses kuulata, et õppida, tundma õppida natuke, siis aga läheb kindlasti julgemaks. Väga tore, me jätame teid siia kööki nüüd toimetama. Abikokk saab ka tööle asuda. Ja kui me tuleme tagasi teie juurde, siis me saame natukene konkreetsemalt juba Menemenist rääkida ja kõigest muust ka. Jah, teeme nii. Me oleme tagasi köögis, kus Tahsin ja Zeynep on valmistanud Türgi toitu, mida küll ma saan aru ise praegu enam süüa ei tohi, sest Ramadan käib ja päike on tõusnud ja ise süüa ei saa. Mis kell see viimane hetk oli, mis te täna sõite näiteks? Tegelikult on, viimane hetk oli täna kell 5:25. Nii vara hommikul? Jah, aga me ei söö öösel tegelikult. Lihtsalt me ärkame üles ja joome palju vett. Sest keha tahab ju saada vedelikku. Peseme hambaid ja lihtsalt vahel sööme lihtsalt kergelt. Aga kordame siis veel kord ka üle, et mis road need täpselt siis on, mis te täna valisite Eesti inimeste jaoks välja, et ma saan aru, et siin on 2 põhilist komponenti. See on Ramazan pidesi ehk Ramadani leib, et see on väga tähtis osa Ramadani lauast, et tehtud pärmitaigen, jah. Pärmitaigen lihtsalt. Natukene ma vaatasin, panite mannat alla. Manna alla, et ei kleepuks. Määrime peale lihtsalt muna. See kollase osa. Munakollase ainult, jah. Ja siis püüstame. See on muidu tõesti värskelt ahjust tulnud, on veel soe. Kas seda pigem süüaksegi nii, et ta on just valminud või kas ta ka pigem säilib hästi, et kuidas tal see säilivus on? Et see peaks olema värske. Värske ikka. Nii, ja teine on... See on Menemen. Menemen, jah. See on hommikusöök, eks ole? Hommikusöök, aga et öösel ka süüakse, et hommikusöögi asemel lihtsalt. See näeb hea välja. Ja põhimõtteliselt ma nägin, et te hakkisite tomati. Hakkisime tomatit, paprika. Mis veel? Et kuumutame oliiviõli natuke ja siis paprikad sisse, et laseme neid praema ja tomatid sisse, laseme neid pähmeneda ilusti, segame segamini ja siis tuleb muna, võiga paneme. Võid paned veel munade sisse veel? Ei lihtsalt peale tomati ja siis muna tuleb ja siis maitsaineid. Mis see valge on? See ongi muna? See on muna. Siis segame ilusti. Kõik nii hästi. Kuidas õige seda süüa nüüd on? Et tegelikult Türgis, meil on see, et kuna see koos süüakse, tegelikult igaüks võtab tükki leiva, siis kastame Menemenisse. Jah, kuna koos süüakse ja kui te olete suur pere, siis toimib nii. Me oleme siin suur pere. Kes SMS siis. Kas siis lihtsalt murrad seda, lõikad kääridega? Kuidas selle leiva nimi veel, vabandust, oli? Ramazan pidesi. Ramazan pidesi. Ja, pide on leib, Ramadan. Aga seda siis ei tehta mitte aastaringselt, vaid ta ongi nagu Ramadani ajal. Ma ei tea, mis on põhjus ja lihtsalt Ramadani. Aga ainult Ramadani ajal tehakse seda üldiselt. Ja näeb jube mõnus välja. Ja igal tänaval on piikjad. Ta on väga hästi, kus ta külje pealt näeb, kui hästi kerkinud on, et sellised kaamera poole. See näeb väga hea taigna. See on nagu natuke rasvane vist. Kuule, see on ainult hea. Rasvane on ainult hea. Ühesõnaga, nüüd ongi, ma võtan siis selle saia. Kas ma võin seda niisama proovida? Ma tahaks seda niisama proovida. Ja, saab küll. Keegi saa sulle ei jääda. Erida teile äkki, eraldi tallikule võtta. Need seesamiseemned annavad väga mõnusa sellise tekstuuri ja tegelikult maitse ka. Aitäh! Nii, ja nüüd sa lihtsalt võtadki niimoodi, et sa võtad siit
ääre pealt ma aitan siis natuke peale. Pigem nii, ei, see niip on see, näitan. Näita. Et no teed seda näidis. niimoodi, teed seda lahti. Niimoodi? Jah, et niimoodi jah. Ta läheb natuke nagu sinna vahele. Suur aitäh. See tomat ja muna on nii kihvtid. Ja see on hommikusöögiks siis? Wow. Kui vürtsikaks tavaliselt see roog tehakse, et noh... Me ei pannud väga palju, lihtsalt teie jaoks. Tihti eestlased arvavad, et... Midagi on tunda ikkagi, mingisugune kergelt natukene nagu... Mustpipar vist. No ilmselt on pipar, jah. Aga ta on pigem ikkagi selline hommikune. Hommikune, jah, hommikune. Mis siis... Eriti kui on pühapäev nädalavahetusel. Siis tehakse. Kui kõik on koos pere ja siis samas potis süüakse. See on väga mõnus. Ja ma vaatan, et laual on ka tatlid. Need on siis vist üks levinumaid selliseid väikeseid magusaid snäkke, mis... Jah, Ramadani ajal alati me alustame tatliga ja veega. See tõstab veresuhkrut. Väga mõistlik. Ei, no väga uhke. Mina olen näinud, ma tean, et Türgi hommikusöök mul on õnnestunud kunagi proovida ja see laud oli lookas erinevatest asjadest. Ja ma tean, et see nepp, et naised vist ärkavad väga vara, et seda kõike teha ka valmis hommikul. Nii et suur aitäh täna hommikul tulemast. Ma näen, et siin on mõned asjad, mis meil on nimed peal. Mis need on? Võtmehoidjad, me tegime ise ja teie nimed peal. Väga armas. Suur aitäh. Ma saan kaamerale ka näidata. Aitäh. Ise tegite? Jah, ise tegime. Ülikihvt. Väga armas. Aga kaua teil Ramadan kestab veel? Veel 22 päeva või 22 päeva veel? Jah, see on 8. päev. Ja iftaritega on niimoodi, et sinna veel kuidagi saab registreeruda või kuskilt saab informatsiooni leida? Vist saab, ma ei ole kindel. Sõber teab ikka Satu kaudu, et Satu veebilehel saab kindlasti meili saata. Siis saab tulla ja kogeda ise juba seda Türgi kultuuri. Ootame hea meelega. Meil on peaaegu kõik päevad on täis külalisi. Ma usun. Aga sõbrad on. Kui on selline toit ja selline hea seltskond, siis ei ole üldse küsimust. Inimesi tuleb palju. Ootame hea meelega. Aitäh tulemast meile täna hommikul külla. Ja suur aitäh selle maitseva hommikusöögist.